Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Isikuandmete kaitse üldmäärus sätestab teatud põhimõtted ja kohustused, mida iga isikuandmete töötleja täitma peab. Ja sealhulgas ka läbipaistvuse põhimõte, mis tähendab, et inimesed peavad aru saama, mis nende isikuandmetega tehakse. Ja sel teemal on minuga täna vestlema tulnud Liis Miller, kes on siis TKM Grupi vastavuskontrolli spetsialist, nagu ma aru sain. Sa võid täpsustada, parandada mind, aga tegelikult oled sina ühtlasi ka andmekaitse spetsialist. Just nii. Tere, Liis! Tere! Ega ma nüüd otseselt reklaami siin tegema ei hakka, aga ma arvan, et me peaksime siiski natukene rääkima, et kes või mis see TKM Grupp on ja mis poode või keda ta üldse koondab enda alla. Et tegelikult me räägime ühest väga suurest andmetöötlejast justkui. Me räägime ühest väga suurest andmetöötlejast. TKM Grupp on Eesti üks suurimaid börsiettevõtteid, mis koondab enda alla 17 erinevat ettevõtet, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Meie suurimad ettevõtted on Selver, Kaubamaja, Viking Security, Viking Motors ja andmetöötlejana on kindlasti oluline ka TKM Finants, kes on küll uus ettevõte, aga lihtsalt krediidiandjana ta tegutseb ja see andmete maht on hoopis teistsugune, kui on näiteks kaubandusettevõttes. Me anname tööd kokku umbes 4000 töötajale ja võib-olla kõige suurem andmetöötlus toimub meil siis jaekaubandust koondavas sellises püsikliendi programmis Partnerkaart, millel on tänaseks üle 740 000 liikme. Et sisuliselt igal teisel eestlasel võiks olla Partnerkaart nende andmete järgi. Päris muljetavaldal arv, et ma ei arvanud, et see nii suur on. Aga võib-olla siis läheks kohe ka meie selle nii-öelda tänase teema juurde, et tõesti tegemist on ühe väga suure sellise andmetöötlejaga ja ma usun, et sul andmekaitse spetsialistina ka ikka käed ja jalad ilmselt on tööd täis, et kui rääkida nendest andmekaitse tingimustest, mida me siis oleme harjunud juba järjest rohkem erinevate veebilehtedel nägema, et võib-olla kunagi neid väga ei olnud, siis ongi see läbipaistvuse põhimõte ikkagi tähendab seda, et need peaks olema ja ettevõtted neid ikkagi koostavad. Ja muidugi meie siin järelevalveasutuses Andmekaitse Inspektsioonis teame, kui tähtis see on ja miks seda peaks tegema. Aga kui natuke võib-olla selline filosoofilisem küsimus hoopis esitada, et kui sina nagu nii-öelda eraettevõtte esindajana hetkel siin, siis kuidas sa kirjeldaksid seda, et mis need andmekaitse tingimused on või mis kasu võivad need ka näiteks tegelikult ettevõttele anda? Ma alustaks sellest, et mina tegelikult ise ei defineerikski neid andmekaitse tingimustena, vaid et tegelikult nad pigem kirjeldavad neid põhimõtteid, kuidas ettevõte siis andmesubjektidega, siis oma klientide või töötajate andmeid kasutab, et mis põhjustel ta neid teeb, kus kohas ta neid hoiab, kui kaua ja kõike sellist. Teiseks, ma arvan, on hästi oluline silmas pidada seda, et kui hakatagi mõtlema ettevõtte peale, kes peaks hakkama neid koostama, et see dokument, olenemata, kuidas me seda siis nimetame, tingimused, privaatsuspoliitika, mis iganes, see on selline lõpp-produkt, ehk et see on see nagu jäämäe tipp, aga seal vee alla jääb tegelikult tohutu töö, mis tuleb ära teha. Ehk et seal ongi kogu see andmete kaardistamine, et mida ma üldse kasutan, miks ma kasutan, kus ma kasutan. Siis tulevadki need mõjuhinnangud, õigustatud huvihinnangud, sisemised juhendid, reeglid, kuidas käituda. Ehk et kui ma lõpuks alles sinna tingimusteni jõuan, ma olen tegelikult pidanud tegema ära väga suure töö.
Mulle hästi meeldis, AKIL oli hiljuti aastakonverents ja mulle hästi meeldis Telia vastavuskontrolli juhi mõte, et seda teemat peab vaatama laiemalt, mitte ainult isikuandmete seisukohast, vaid tegelikult kogu sellise ettevõtte sisese teabe siis aspektist. Et mina ise olen ka hästi seda meelt kogu aeg olnud, et isikuandmed on ainult üks osa siis ettevõtte infovarast. Ehk et mille suhtes küll kehtivad teatud sellised spetsiifilised nõuded, erireeglid, aga tegelikult me peaksime vaatamagi seda valdkonda tervikuna, sest et siis on see väärtus, mis me kogu sellest tööst, mis ma just kirjeldasin, et me peame ära tegema, see saadav väärtus on oluliselt suurem. Ja sellega me saame minna ka siis ettevõtte juhtkonna juurde, IT-osakonda, finantsosakonda, turundusosakonda, sest kõiki neid inimesi on vaja, et seda eeltööd teha, et ma lõpuks saaksingi hakata neid tingimusi koostama. Sest et kui ma ei tea, milliseid andmeid mul üldse on, miks mul need on, kui kaua, kellel need on, siis ei olegi see tingimuste koostamine võimalik. Jah, et see justkui ei ole aga ainult see lause, me kasutame vist seda igas saates, et see ei ole see nii-öelda ka linnukese kirja saamine, et see ei ole lihtsalt on üks dokument, et me justkui räägiks lihtsalt ühest dokumendist, et tee see ära, vaid ongi, et kui ikkagi ettevõttel mingid andmed on, siis see on sama tähtis dokument nagu tegelikult kas või need kliendi üld- ja sellised tüüptingimused või ostu-müügitingimused, et me ju ka tegelikult inimestena, nii-öelda andmesubjektidena, me ikkagi need tüüptingimused ja ostu-müügitingimused me ikka loeme läbi, et kuna siis on küsimus võib-olla meie rahas, on ju. Et aga samamoodi on õigus tegelikult infot saada ka ikkagi selle kohta, et mis siis minu andmetega tehakse, et see on tegelikult ikkagi nagu inimesele teabe andmine, mitte ainult Andmekaitse Inspektsioonile. Just täpselt nii. Võib-olla ma vist iseenesest, ma ei mäleta, kas ma siin alguses seda ütlesin, aga ega see ei ole ka väga selline valikuvabadus ettevõttele, et ikkagi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 12 ja 14 selline teabe andmise kohustus tuleb, et kui sa ikkagi isikuandmete töötleja oled, sul mingid isikuandmed on, siis sa pead olema valmis seda teavet andma, et võib-olla seda ka siin rõhutada, et kui mõned dokumendid näiteks mõjuanalüüsi puhul sa pead hindama, kas sul üldse on seda vaja teha, et siis need andmekaitse tingimused või siis privaatsuspoliitika või mis iganes, et midagi sellist peab ettevõttel ikka olemas olema. Just, ja ma tahan võib-olla omalt poolt seda rõhutada, et ühest küljest võib-olla ettevõtetel on jäänud mulje, et me räägime ainult klientide andmetest, ehk et need andmekaitse tingimused peavad olema koostatud ainult klientidele. Ja võivadki olla mingisugused väiksemad ettevõtted, kus tegelikult neid kliente justkui ei olegi. Et miks ma neid siis teen? Aga tegelikult teine väga suur andmesubjektide hulk on ju töötajad. Ja seal see andmetöötluse ulatus ja maht, mis tegelikult toimub, on ju kordades suurem kui mõne, ma ei tea, e-poe klientide puhul, kus sa teadki, ma ei tea, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja nime. Et tegelikult ju tingimused peaksid olema koostatud nii siis väljapoole suunatult klientidele kui ka tegelikult oma töötajatele, sest et ka nemad on ettevõtte vaates ju need andmesubjektid, kellel on õigus teada, kuidas siis tööandja tema andmeid kasutab. Ja mul on väga hea meel, et sa selle välja tõid, sest ka meie oma praktikast tõepoolest näeme, et osutatakse teenust ja nagu ma juba mainisin, siis kuidagi see on nagu inimestele mälupilti jäänud, et mul vist mingid need andmekaitse tingimused seal veebilehel peaks olema ja siis need andmekaitse tingimused justkui tehakse ära, aga unustatakse ära enda töötajad, kelle andmeid töödeldakse hoopis teisiti muul eesmärgil, et mul ei oleks tegelikult isegi võimalik kirjeldada seda nendes andmekaitse tingimustes, sest väga paljud mingid sellised töötlemistoimingud tulevad näiteks hoopis töölepingu seadus kohustab midagi tegema, aga samamoodi ma peaksin seda infot ikkagi töötajale andma või kui me näiteks räägime kaameratest, mis on kuskil tehase ruumis on ju samamoodi.
töötajal ikkagi jälle on õigus seda infot saada, et ma olen täitsa nõus, et see tihti unustatakse ära ja mida ka jälle meie enda praktikas välja toome, et ka töötajatel peab olema võimalik tutvuda nendega. Nii nagu ma panen veebilehele klientidele need andmed, siis samamoodi, kas kuskil siseveebis peaks olema töötajatele avaldatud need sellised tingimused või see poliitika või kas või puhkeruumis välja prindituna, et aga et see peaks kuidagi ka neile kättesaadav olema, et võib-olla jah, tõesti nii, ma rääkisin praegu justkui ettevõtte vormis, aga et tundub, et ettevõtjad tihti unustavad enda töötajad ära, et nad seda kuvandit loovad rohkem klientidele, mitte oma töötajatele. Jah, ehk et siis tulebki jälle see, et teeme ikkagi linnukese, paneme kirja, meil on olemas need tingimused, mis tõenäoliselt tegi kas keegi väljastpoolt ostetud spetsialist. Olen ka näinud selliseid juba veebilehtede arendajaid, väiksemaid, kes pakuvad ka juba veebilehte koos tingimust, et sa saadki sellise täispaketi, et siis ongi see küsimus, et mille jaoks ma neid teen, et päris täpselt võib-olla ikkagi ei suudeta sellest aru saada, et miks need vajalikud on. Jah, ja näiteks kui me räägime ka, et keegi töötleb lasteandmeid või mingit teenust lastele, et samamoodi, et üks võib-olla selline põhimõte, selle läbipaistvuse ja lihtsuse põhimõtte juures tulebki silmas pidada seda, et ma pean mõtlema, kes on see isik, kellele ma need suunan ja kelle andmeid ma töötan, et sa tegelikult juba teed ka siia selle konverentsil ühe kuuldud näite, siis seal räägiti samamoodi ka sellest, et kui laste isikuandmeid töödeldakse, et siis võib-olla neile sa pead hoopis veel lihtsamalt kuidagi piltidega kirjeldama, et mis sa teed nende andmetega, et ja meil selliseid haavatavaid gruppe võib ühiskonnas veel olla, kes võib-olla vajaksid justkui teistpidist lähenemist. Jaa, see tasakaalu leidmine, ma arvan, ongi hästi keeruline, et ühest küljest, juristina mina muidugi tahaksin kõik asjad sinna kirja panna ja mulle hästi meeldivad, pankadel on sellised maatriksmudelitel põhinevad need andmekaitse tingimused, kus sul ongi siis, ma ei tea, pandud eesmärk, õiguslik alus ja mingi tähtaeg ka seal, et mulle need endale hästi meeldivad, sest et nad on väga selged ja täpsed ja nad annavadki mulle kui erialaspetsialistile sellist väga head infot. Aga kui ma nüüd mõtlengi sellise keskmise inimese peale, kellel on suhteliselt mis tema andmetega tehakse, siis see ei ütle talle midagi. Et sellise tasakaalu loomine, et kuidas ma tagan selle, et ma olen justkui kõik olulise ära öelnud, aga samas see oleks piisavalt lihtne, arusaadav, et see on hästi, hästi keeruline, see on selline pidev köielkõnn tegelikult. Sa tõid juba korra sellise keskmise inimese termini siia, et ma võib-olla küsiksingi sinu käest niipidi, et meie ise inspektsioonis kogu aeg rõhutame, et see, mida läbipaistvam ettevõte on ja mida paremad on andmekaitse tingimused, et see on justkui juba tänapäeval osa ka sellisest digivisiitkaardist, et meie näeme, et on inimesi, kes tegelikult vaatavad neid, nad võib-olla isegi teevad mingi hinnangu selle põhjal, et kas ma nüüd seda teenust kasutan või mitte või ka mingid potentsiaalsed partnerid. Aga kui sina oled siin nüüd erasektorist ettevõtte esindajana, siis kas sa kinnitaksid seda või lükkaksid hoopis ümber, et kas inimestele läheb korda, mis nende andmetega tehakse või kas teie saate näiteks selliseid taotlusi, kus küsitakse, et ma lugesin siit midagi, et mis see tähendab või et kus ma saaksin tutvuda täpsemalt mingi infoga? Jaa, me saame ikkagi 10 kuni mõnikümneid taotlusi selle kohta, et ongi andmetega tutvumise taotlused ja tegelikult järjest enam, mida ma näen, on unustamise taotlused, mis on minu jaoks selline tõusev trend olnud ja seal jagunevad tegelikult täiesti 2 need pöördujad. Ühed ongi sellised, kes ise soovivad siis lahkuda partnerprogrammist ja teised on
lähedased, kellel siis ongi lähedane lahkunud ja ta soovib siis tema andmed sealt eemaldada. Et see on täiesti selline märgatav trend, mida ma viimase, 5 aasta jooksul äkki olen näinud, et on aina tõusuteel. Et mulle tundubki, et inimesed saavad aina enam teadlikumaks sellest, mis nende õigused on seoses siis isikuandmete kaitse nõuetega ja nad on ka seda altimad võib-olla kasutama neid, et võib-olla ei ole enam päris ükskõik. Andmekaitse Inspektsiooni ametnikuna ma muidugi ütleksin, et see on väga positiivne, et selline teadlikkus kasvab. Muidugi siin peab arvestama ka sellega, et samas tegemist on ikkagi, nagu sa ütlesid, et väga suure ettevõttega, et tegelikult see ei ole ju halb märk, kui neid taotlusi tuleb, et inimesel on ikka nagu õigus küsida, et ma arvan, et see nende andmete peale, kui palju te neid töötlete, et see on täitsa selline mõistlik arv. Jah. Ma isegi oleksin ise võib-olla arvanud, et neid äkki tuleb rohkem. Võib-olla ka siis, kui nüüd siin on möödunud aastal oli selliseid suuremaid andmetega seotud intsidente, et siis me märkasime ka kohe sellist hüpet, kus tuli ka meile selline pöördumiste arv, et aga mida teie teete minu andmetega ja et äkki ikka tõesti, et selgitage palun seda ja miks see on niimoodi, et siis meil oli tegelikult ikkagi päris tihedad tööpäevad sellega vastamistega tegeleda. Jaa, see on hästi huvitav. Ja on ka öeldud tegelikult ka seda mõnikord, et ettevõtted kardavad, et mida rohkem nad sinna kirja panevad, et siis seda rohkem hakkavad inimesed veel küsima, et võib-olla, et mida läbipaistvam sa justkui oled, et siis võib-olla seda rohkem tekitab see küsimusi, et see on jälle ka seal natuke konverentsil käis läbi see temaatika, et just see ongi see tasakaalu leidmine, et tundub ettevõtetele nagu keeruline, et kui me niimoodi teistpidi mõtleme, et ega see privaatsuspoliitika, andmekaitse tingimused, pane lihtsalt kirja, mis sa teed, on ju. Aga et selle tasakaalu leidmine on niivõrd keeruline, kuna mõnikord kardetakse, et mida rohkem ma sinna kirja panen, siis seda rohkem tekitab see küsimusi ja siis võib-olla mõnikord pannakse hoopis kirja tõesti selline hästi juriidiline tekst niimoodi, et ise ka päris täpselt aru ei saa, aga siis vähemalt ei saa inimene ka aru. Ja äkki ei pöördu. Just, et mis sa arvad, kas see on nagu õige hirm või kuidas sinu praktika näitab? Ma pigem arvan ise, et see on vastupidine, et mida selgem ja arusaadavam see on, seda vähem tekitab see inimeses küsimusi, et mida see nüüd siin tähendab, et miks. Aga kindlasti see hirm võib-olla tulebki sellest, et ongi äkki tegemata jäetud see, mis ma rääkisin, see veealune osa ehk see kaardistus ja see ettevõte tegelikult endal ei ole ka päris head ettekujutust, et mis tal seal toimub. Et võib-olla see hirm on sellest tulenevalt, et siis tegelikult ta ei suudagi mitte kunagi need läbipaistvusnõudeid teada, kui ta isegi ei tea, mis andmeid ta kaitsma peab. Et kõik algab ikka sellest ka sisemisest läbipaistvusest. Absoluutselt, jaa. Et ilma selleta ei olegi võimalik nende tingimusteni kunagi jõuda. Siis ongi täpselt see, mis ma ütlesin, et tellitakse see töö väljast või saadakse veebilehega koos, eks ju. Aga siis see ei peegelda ju seda, mis sul tegelikult toimub ja siis loomulikult võib olla hirmus, et päringud tulevad ja mingid inimesed siin küsivad. Aga võib-olla siis korra nüüd puudutaks täpsemalt ka seda teavet, mida need andmekaitse tingimused või see poliitika siis nii-öelda sisaldama peab, et ma ka nagu ütlesin, et jah, need sellised punktid on välja toodud artiklites 13 ja 14, et isikuandmete kaitse üldmääruses, et sealt saab juba täpsemalt vaadata, aga võib-olla sellised mingid põhiküsimused saame siin podcastis ikkagi üle käia, et mina enda peas olen need küsimused umbes niimoodi 9 jaotanud, aga ütleme, et neid küsimusi võib ju vastavalt ettevõtte andmetöötlusele olla palju rohkem. Et see on selline baas, mis peaks olema kindlasti ka see, mis üldmäärus ütleb, et tegelikult ju vastavalt ikkagi sellele enda tegevusele peab need tingimused looma. Aga võib-olla
tavaliselt, mis ikkagi esimese asjana peaks olema kirjas, on ikkagi ka need kontaktandmed, et kes see andmeid töötleb ja kuhu pöörduda, kui on küsimusi? Just, et see tundub jälle selline hästi justkui nagu lihtne, et samamoodi ju ma olen märganud, et mõnikord teatud lehel ongi näiteks ostu müügitingimuste juures need kontaktandmed on, kuskil see kontakt on, kellega ühendust võtta, aga siis lähed vaatad andmekaitse tingimusi ja vot seal ei olegi kontakti ja seal ei ole isegi kirjas seda, kes mu andmeid töötleb. Et sest ega ju tihti võib ka nii olla, et olenemata sellest, et ma kuskil veebilehel asun, siis see ei tähenda seda, et tema nüüd vastutav töötleja on seal taga, võib hoopis miskit muud olla. Et siis kindlasti see, et kes on see vastutav töötleja ja kelle poole pöörduda. Ma ei tea miks, aga millegipärast seda mõnikord ei taheta välja kirjutada. Võib-olla see ongi sellepärast, et siis kardetaksegi, et äkki hakkab pöördumisi kohe tulema. Võib-olla tõesti. Et ja siis jällegi, tegelikult me juba mõnest asjast oleme rääkinud, aga peakski kirja panema lihtsalt selle, et mis andmeid kogutakse ja põhimõtteliselt mis eesmärgil ja mis õiguslikul alusel. Ja mulle nii meeldis see näide, mis sa tõid, see tabeli näide, et mina ka tegelikult kiidan need täitsa heaks, sellised tabelid, kus on näha, et mis andmeid me töötleme, mis eesmärgil ja ongi mis nii-öelda õiguslikul alusel, et siis ma saan aru, et vot selles olukorras neid andmeid töödeldakse ja mulle eriti meeldib, kui seal kirjutatakse nii-öelda nagu lihtsate sõnadega, et kui kirjutada näiteks lihtsalt, et väga üldiselt, et kas ma ei tea, teenuse pakkumine või mingi kliendi toe teenused, aga kliendi toe puhul võib seal veel erinevaid teenuseid omaette olla, et siis kui sellest natukene veel täpsemalt öelda, et näiteks, et vot, kui te võtate nüüd meiega ühendust või näiteks ma tean, et e-Selveril on mingi hästi tore mingi ekraani mingi jagamise võimalus ja et ongi, et kui tuua nagu võimalusel välja ka need tõesti konkreetsed olukorrad, et ma saan ka aru, et vot see on nüüd see olukord, et mitte väga üldiselt. Jaa, minule ka meeldivad need tabelid, aga lihtsalt nende tabelite häda ongi see, et kui sa oled väga suur andmetöötleja, sul on neid eesmärke hästi palju, siis see tabel läheb nii kosmose suureks, et sa ei jaksa enam seda sealt järge pidada. Et võib-olla sellistel väiksematel töötlejatel sobib ka lihtsalt selline punkt või täppisloetelu välja tuua. Selles mõttes küll, et jah, et see ei ole nüüd mingi selline reegel, et peab tabel olema, et jah, me kogu aeg kuidagi jõuame selle tasakaalu leidmise küsimuseni, et sa pead leidma selle tasakaalu, et sa jälle lugejat ära ka ei väsita, või tõesti teda täiesti segadusse ja. Mõnikord mul jälle olen märganud, et kui me räägime sellest nii-öelda õiguslikust alusest, et üldreegel on, et isikuandmete töötlemisel alati mingi õiguslik alus peab olema, et siis pannakse sinna ka hästi selliseid üldiseid klausleid, et näiteks, et ongi kas siis seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks, et aga näiteks kui me teatud juhul räägime seadusest tulenevast kohustusest, siis seaduseid on meil palju. Et mina jälle näiteks, kui ma loen seda, siis ma ei tea, mis seadusest juttu käib, et tegelikult jälle samamoodi teatud olukordades ikkagi võiks rohkem seda välja tuua, lahti seletada, et mul isegi tundub, et me praegu siin selles arutluskäigus ehk jõuame ka selleni, et kui ma ise, mida salapärasem olen, siis seda rohkem küsimusi tekib. Et võib-olla, kui ma kirjutaks sinna kohe välja, näiteks räägime, ongi töötajate puhul töölepingu seaduse ja vot see paragrahv on ja siis mul ei tekigi küsimust. Aga muidu mul tekib küsimus, et mis seadusest me räägime, see võib omakorda hirmu veel tekitada, et mida täpselt ta ikka nüüd kogub ja kas seal seaduses ikka on see päriselt niimoodi kirjas. Et jaa. Tegelikult, mis võib-olla või kindlasti tuleks seal välja tuua, ongi ka see, et millised on need rollid andmete töötlemiselt, nagu ma ütlesingi, et kui keegi on vastutav töötleja, ta teab, et on vastutav töötleja, et siis ta peaks seda ka ütlema, et ja ka seda, et kui ta kasutab mingeid volitatud töötlejaid, et näiteks mingid
pakuvad mingit teenust või mis iganes, et siis samamoodi ka see tuleks välja tuua. Ja mõnikord seda tehakse väga hästi ja selgelt, et ongi, et öeldakse, et tuuakse isegi täitsa konkreetselt mõned volitatud töötlejad, nende nimed välja, ja mis juhtudel neile andmeid edastatakse, et minu meelest see on jälle väga, väga positiivne selliseid näiteid näha, et samamoodi, kui ma neid tingimusi loen, siis ma saan aru, et sel juhul minu andmed veel võivad sinna liikuda. Jaa, täpselt. Mina olen ka näinud 2 versiooni, et üks ongi selline, kus on need volitatud töötlejad nagu klassideks jagatud, et ongi sellised täiesti eraldiseisvad töötlejad, kes võivadki olla seal, ma ei tea, pangad, finantsasutused, audiitorid, siis on võib-olla isegi kaasvastutavad töötlejad, näiteks meie grupi puhul võivad need olla niiviisi, et TKM Grupp küll on partnerprogrammi vastutav töötleja, aga samas andmed tulevad meil ka Selverist ja Kaubamajast, ehk et seal toimubki selline andmevahetus, eks, et meil on justkui need kliendi sellised kontaktandmed, aga kauplustest tulevad ju ostuandmed ja me paneme nad kokku. Ja samas ma olen ka näinud ka selliseid siis neid nimekirju, et kes on konkreetselt need meie volitatud töötlejad. Lihtsalt selle puhul on võib-olla see oht, et see nimekiri seal kuskil figureerib, aga see unustatakse äkki uuendamata, et võib-olla vananeb, et mina ise võib-olla seda ei kasutaks, et meil ongi just see liigendatud versioon siis. See oleneb ka natukene jälle ka andmetöötlusest, et kui palju need töötlejad muutuvad, et võib-olla kui mul on tõesti täiesti selline peaaegu kivisse raiutud välja kujunenud mingi andmetöötlus, mul see partner seal on, ma tean, et ta ilmselt aastaid mul on, et siis saab üldse julgelt selle välja öelda, et aga jah, on ka teatud juhud, kus võib-olla ma ju ei teagi veel ette ka selles mõttes, et kellele täpselt ma võin edastada, et kui me räägime üldse, et ka tegelikult seal tulebki see ka üldine andmete edastus kajastada, et siis ma ei tea, kas mul võib tulla ette olukord, kus ma näiteks pean PPA-le midagi edastama või et mis korrakaitseorganile ma pean edastama, et need olukorda on sellised, et ma ju ei näe seda ette. Täpselt. Üks selline tore asi, mis sinna tuleb kirja panna, on ka see, et milliseid turvameetmeid kasutatakse või üldiselt see turvameetmete kasutamine. Ja ma tean, et see ka alati tekitab nii selliseid erinevaid küsimusi, et ongi, kuidas see kirja panna, et me ju ei taha potentsiaalselt näiteks häkkeritele ette kirjutada, et kuidas meile sisse saab tulla. Just, aga samas tegelikult mingit infot peaks inimestele andma, et ei ole ka päris piisav minu hinnangul see, kui lihtsalt sinna pannakse klausel, et hoiame teie andmeid turvaliselt. Et see väga nagu kindlust ei anna. Aga see, kui kasutada, mis ongi kümmist tulenev see, et rakendab piisavaid, kuidas need on, piisavaid korralduslikke, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid. Et see on ka selline hea lause. Jah, just on ju, et siis mul tekib ikka küsimus, et aga mis te teete, et ausalt öeldes minus võib-olla ma siis kuidagi loen neid hoopis teise pilguga, aga minus isegi tekitab see rohkem kahtluseid. Mulle tundub, et sa oled sealt see nii-öelda kopeerinud selle lause, aga et kas sa tegelikult oled läbi mõelnud. Aru saad, mida see tähendab. Ja, et võib-olla, et mingi tasemeni ju ikkagi saaks neid kirja panna, näiteks just kui sa mõtled ka... Muidugi saab, ma mõtlengi, et sisemised juhendid, millest ju tegelikult kõik alguse saab, kuidas me neid andmed seesmiselt käitleme, piiratud ligipääsud, siis võib, kui kasutatakse, ma ei tea, mingisugused krüpteeringud, turvalised ühendused, need on minu meelest selles mõttes piisavalt üldised, et ei ava seda võtmekest, eks ju, nendele häkkeritele, aga samas võib-olla annavad mingisuguse kindlustunde andmesubjekti jaoks, et ta on selle asja läbi mõelnud ja mu andmed ikkagi on hoitud. Võib eeldada, et mu andmed on hoitud. Absoluutselt. Siis on ka selline asi nagu säilitustähtajad,
mis tegelikult jälle tihti tekitavad küsimusi, et ka see tuleks andmekaitse tingimustes kajastada, et kui kaua mingeid andmeid säilitatakse. Ja seda siis jälle tihti tehakse sellisel viisil, et säilitame näiteks seni, kuni eesmärk on täidetud või et mõnikord isegi öeldakse, et säilitame seni, kuni meil vaja on. Just. Et jälle andmekaitse inspektsiooni vaatest see ikkagi piisav ei ole, et tegelikult ju alati ka see säilitamine, see on omaette andmetöötlustoiming ja seal peaks olema määratud ikkagi võimalusel konkreetne aeg, kui ei just kuskilt kas või seadusest ei tulene, et sa pead neid igavesti hoidma. Jaa, tegelikult ongi, jälle me jõuame selle juurde, et tegemata on ilmselt see kaardistus, ehk et sa ei olegi jaotanud ära neid andmeid kuidagi klassidesse, sest et võivadki olla ühtedel samadel andmetel võivad tegelikult olla erinevad säilitamise tähtajad. Kui me näiteks võtamegi, ütleme, DKM finantskrediidiandjana ja ütleme 3 põhilist sellist õigusakti, mille alusel ta toimetab, ongi krediidiandjate vahendajate seadus, rahapesu tõkestamise seadus, võlaõigusseadus, tarbijakrediit, raamatupidamisseadus. Kõigil on erinevad tähtajad alates 3 aastast 10 aastani. Et kuidas siis seda valikut seal nagu teha, sättida? Tegelikult ka täiesti tavalisel ettevõttel võib olla, et ma usun, et kõik tahavad säilitada neid andmeid ikkagi igaks juhuks, et äkki läheb vaja. Just. Aga tegelikult ma arvan, peakski hindama seda, et igasugune informatsioon vananeb, et mida ma teen 10 aastaste ostuandmetega. Tegelikult ei tee midagi, et võib-olla tõesti, et kui ma kasutangi majandustegevuseks, ma ei tea, äriarenduseks neid ostuandmeid, siis võib-olla relevantsed on ainult 3, et need ülejäänud 7 võikski tegelikult siis juba ära kustutada, aga see eeldabki seda, et see on sul läbi mõeldud, milleks ma neid andmeid vajan. Just, ja tegelikult ka see, et see teadmine peab olema ju jõudnud ka kõikide vajalike osapoolteni organisatsioonides, kui me räägimegi, et ega ju ka andmekaitse spetsialist, ta ei ole kättpidi nii-öelda igal pool sees, vaid tegelikult ju teatud otsuseid et kuskil tehakse nii-öelda kaugemal hoopis teiste inimeste poolt, et ka nemad saaks aru, et äkki ma kogun neid, äkki ma nüüd peaks mõtlema, kaua ma säilitan ka neid, et see vist on ka selline üldise organisatsioonisisese nagu teadlikkuse küsimus vist ilmselt. Jaa, kindlasti. Et ma alustasin ka sellest, et peabki suutma maha müüa selle väärtuse, mis kogu sellest tööst tekib. Et mulle meeldib väga koristamine. Et see on väga selline teraapiline tegevus ja minu meelest kogu seda andmetega seonduvat või vaadata nagu koristamisena, eks ju, et ma pean aeg-ajalt tegema sellist puhastustööd, et see mul ei kasvaks üle pea. Kui ma mõtlemegi partnerprogrammi peale, kui ma nüüd õigesti mäletan, see sai alguse 96 või 98, et kui me oleksime kõikide inimeste kõik ostuandmed sellest ajast peale nagu alles hoidnud, internet läheks katki. Et ja sellist ruumi ei ole olemas, kuhu kõiki neid andmeid koguda ja meil ei ole ka ju vaja neid koguda tegelikult. Just tekib tõesti see eesmärgipärasuse küsimus, et ma arvan, et ma ei tea, väga palju tooteid pole enam olemaski, mida ma 98. aastal läksin ostnud. Et kõigele ei pea võib-olla omistama sellist tohutut ajaloolist väärtust, et sealt tulebki võib-olla see kõige olulisem osa välja võtta. Kui tõesti on soov mingisugust, ma ei tea, ettevõtte ajalugu või midagi talletada. Kaubamaja meil siin on, saab see aasta 65 aastaseks, väga suur ajalugu on taga, eks ju, aga see ei tähenda, et me kõike sealt algusest peale alles hoiame. Et see on nonsense. On nõus. Ja võib-olla üks asi veel, mis on selline hästi tähtis, mida need andmekaitse tingimused peavad sisaldama, et ma siin niimoodi natukene punkti haaval lähen, et tuua natukene sellist arusaamist, et mis sinna siis tavaliselt kirja peab panema, siis on ka see teave, et kuidas siis ongi, sa tegelikult juba tõid välja, et teie puhul küll inimesed teevad selliseid teatud taotlusi, kasutavad oma õiguseid, et ongi tegelikult see info tuleb ka sinna kirja panna, et kuidas ma siis vajadusel, kelle poole ma pöördun ja kuidas ma seda koopiat näiteks küsida saan. Jah.
mina olen oma praktikas, kui meie hakkasime neid tingimusi tegema, siis mina sain nagu meie inimestelt seespoolt päris palju selliseid küsimusi, kas me peame nagu kõik need õigused sinna kirja panema, et isegi siis, kui meil ei ole tõesti võimalik mingisuguseid asju täita, et kas me peame selle ikka sinna päriselt kirja panema, et jah, peab. Lihtsalt ongi, et andmetöötlejal on ju õigus keelduda sellest taotlusest, aga õigusena ta peab ju kirjas seal olema. Jah, just, et peaasi, et inimene teab, et tal on selline õigus, just. Ja tegelikult üks selline asi ka, mulle tundub, et võib-olla seda väga tihti ei panda kirja, aga ikkagi olen näinud, on ka see, et kuidas toimib siis teavitamine, kui midagi peaks juhtuma, et kuidas näiteks, kui midagi juhtub, et kuidas siis järelevalveasutust saab teavitada või kui mingi probleem on. Mõndadel juhtudel see on kirjas, mõndadel mitte, aga et tegelikult see on ka selline info, mis siis sinna võiks inimesele jälle kirja panna, et me ei saa eeldada, et kõik teavad, et näiteks, et Andmekaitse Inspektsioon tegutseb või ma arvan, et on veel neid inimesi, kes võib-olla ei ole teadlikud sellest, on ju, et siis ta kohe teab ka seda. Et võib-olla see on ka selline asi, mida äkki ei juleta kirja panna, et kuidas ma panen siia nüüd kellegi kontakti, et minu peale võib kaevata, minu tegevuse peale võib kaevata, aga samas on täiesti loomulik, et mingi e-poe müügitingimustes on olemas, et pretensioonide korral võid pöörduda TTJA poole. Et võib-olla tõesti neid tulekski äkki siis samamoodi vaadata, et iseenesest ei ole ju midagi hullu, kui keegi AKI poole selle pöördumise teeb. Absoluutselt, sest siinkohal ma saan ka kohe öelda, et AKI eesmärk on juba väga pikka aega olnud see, et me ei karista kedagi, vaid me tahame, et asjad oleks korras, ja enamasti me uurimegi, et selgitage, et näiteks, mis teil siis siin täpsemalt toimub, et kindlasti ei pea AKI poole pöördumist kartma tegelikult ka ettevõtjad ise, et väga vabalt võib esitada meile küsimusi ja me vastame. Ja see on selles mõttes hea, et selline nõustamisteenus ju teil täiesti toimib, kui ongi küsimusi oma andmekaitse tingimuste koostamisega. Jah, just on ju, et õigusnõu päris anda ei saa, aga saame anda selliseid võib-olla näpunäiteid, et kuidas neid õige paremaks suuna teha, kätte vähemalt, ja just. Selliste nende andmekaitse tingimuste loomise osas ja nende täiendamise osas, et on märgata ka seda, et mõnikord need tingimused tehakse valmis, siis nende tegevuste osas, mida teatakse, et tehakse nii-öelda justkui kogu aeg, aga tihti tehakse ühekordselt mingit tegevust, näiteks kas korraldatakse mingit üritust või pannakse korraks mingi veebivorm kuhugi ülesse ja siis tegelikult unustatakse justkui jälle sinna need andmekaitse tingimused luua ja võib-olla ma ei teagi, kas siis jälle on ka see, et ega ei mõeldagi läbi, et mis nende andmetega tehakse. Et ma siin korra ürituse või mingi veebivormi loomise käigus kogun neid, aga et seal neid tingimusi ei ole, et võib-olla tasus ka seda välja tuua, et sa pead alati sellele läbipaistvusele nagu suurema tervikuna mõtlema, mitte nii, et ma korra loon, vaid see, et ongi, et iga kord, kui sa midagi teed ja kui veel seda infot ei ole, siis sa annad inimesele seda infot, et mis tema andmetega nüüd tehakse. Ja just, et ettevõtte vaates ka tegelikult need andmekaitse tingimused on dünaamiline dokument, nii nagu ettevõte ise on, et nii ju kui tegelikult mingisugune protsess muutub, tuleb uus tehnoloogia midagi, tuleb kogu see kaardistus ju uuesti üle vaadata ja sellest tulenevalt võib-olla on vaja ka neid andmekaitse tingimusi siis seal veebilehel natukene muuta. Et jah, et need ei ole selline, et teen ühe korra valmis ja siis on hästi. Just, on ju, et võib-olla see näitab ka seda suhtumist, et justkui arvatakse, et see linnukene tehakse ära, aga tegelikult suurem eesmärk ongi see, et lihtsalt anda inimesele teavet, et see jah, mulle isegi võib-olla ei meeldi käsitleda seda kui mingit dokumenti, vaid pigem on see selline lihtsalt teabe andmine ja inimestele teatud selliste õiguste tagamine, et samamoodi ongi nagu meile ka muudes valdkondades meeldib teavet saada, et näiteks
ma ei tea, tuludeklaratsiooni esitades ma ikkagi võib-olla tahan teada, kuidas see arvutuskäik seal oli või samamoodi, kui raamatupidaja mingi arve esitab, et siis ma tahan teada, kuidas see arvutuskäik on. Et samamoodi on tegelikult ka minu andmetega, et see on väga loomulik, et inimesed soovivad seda teada. Me oleme tegelikult vist igas saates ka maininud seda, ja nagu ka konverentsil oli teemaks siis ikkagi see sisemine läbipaistvus, et ma korra selle juurde veel tulen. Võib-olla sinul andmekaitse spetsialistina selles mõttes on jagada mingeid nippe, et kui on tõesti selline suurem organisatsioon, et kuidas ikkagi jõuda kõikide töötajateni või sellist teadlikkust kasvatada just selles mõttes, et nagu me oleme ka maininud, et see kõik algab ka sellest nii-öelda kaardistusest pihta, et tõepoolest, et kui mõni töötaja kuskil üksuses mõtleb, et ma siin teen mingi ägeda, teengi mingi veebivormi, küsin seal mingeid asju ja lasen kõik e-posti aadressid ja nimed ja kõik asjad ka sisestada, et siis kuidas jõuda selleni, et tema ka teaks, et stopp korra. Kirjeldasid just TPO õudusunenägu. Keegi hakkab lihtsalt mõtlema ja mingeid andmeid kogu. Aga ma arvan, et selliseid asju juhtub. Jaa, eks ikka, aga ka seal konverentsil öeldi, on koolitamised, juhendid, kogu aeg rääkimised, ma ei tea, pildimaterjal, videod, see on selles mõttes selline non-stop töö, et sa lihtsalt ühest ettevõttest alustad, teisest lõpetad. Hästi hea on tegelikult see, kui TPO leiab ettevõttest endale sellise nagu vandeseltslase või sõbra, kes jagab seda visiooni. Kui see on olemas, siis on juba sul pool tööd tehtud, sest et nad hakkavad siis omavahel jagama seda teavet ja natuke võib-olla isegi siis, ma ei tea, noomima teist, et vaata, mis sa nüüd tegid, et siin on ikka see andmekaitsevärk, et seda peab vaatama et jah, see on selline, kuidas anna edasi mäng natukene. Jah, tõepoolest on ju, et ma tean ka, et ju kohalike omavalitsustes kasutatakse samamoodi seda lähenemist, et tihti seal on andmekaitse spetsialist määratud, aga on väga palju allasutusi ja siis määratakse näiteks sellised kontaktpunktid või nagu vastutavad punktid, sest sa vastasel juhul sa ei haldaks seda mahtu lihtsalt ära, et tegelikult ka vabalt võib ju suuremas ettevõttes nii teha. Muidugi. Igas üksuses võiks olla mõni selline, kes on natuke rohkem entusiastlikum ja tavaliselt on, mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma ütlen, et see teadlikkus ikkagi tõuseb ja seda rohkem tekib ka neid selliseid andmekaitse fänne, kes tunnevad muret. Mina ütleksin, et väga lahe. Aga tegelikult ju need andmekaitse tingimused selles mõttes, neid ei pea koostama otseselt andmekaitse spetsialist või jurist, et nagu ma ütlesin, siis kohustus ju tegelikult need koostada on sisuliselt igaühel, aga me saame aru, et teatud ettevõtetes seal ei olegi andmekaitse spetsialisti, seal ei ole juristi, et võib-olla ongi mõni juhatuse liige, võib-olla ongi ainult ettevõttes 2 juhatuse liiget, mõtleb, et hakkab neid ise koostama, et siis tegelikult ju tuleski need sellised nagu lihtsas keeles koostada, et ei pea kartma seda, et ma nüüd pean siia midagi väga juriidilist kirja panema ja midagi väga sellist tarka ja me paraku tihti näeme ka seda, et tõesti minnakse, vaadatakse seda isikuandmete kaitse üldmäärust ja siis nii-öelda kopeeritakse sealt see seaduse tekst ja pannakse põhimõtteliselt see andmekaitse tingimustesse, et jällegi võib-olla välja tuua siin seda, et see ei ole päris see mõte, et need võivad vabalt olla ka ja peaksid olema väga sellises inimlikus keeles, et mida sa ise tahaksid lugeda. Täpselt nii. Et pigem siis võib-olla tõesti olla nad võib-olla veidi lihtsamad, kui et selline juriidiline rägastik, millest sa ise ka aru ei saa. Just. Et see märksõna, mis ilmselt ongi siin see, et korra peaks minema neid lugema selle pilguga,
et kui näiteks isegi kui sa oled jurist, et kui ma nüüd ei oleks jurist või andmekaitsespetsialist, et kas ma siis saaksin aru, mis minu andmetega tehakse. Täpselt. Et võib-olla jah, tihti nagu unustatakse see ära, jurist, mitte aga halvaga öeldes, aga et juristid justkui loovad neid dokumente, aga tihti see kipub olema siis nagu juristilt juristile, et võib-olla tõesti mina ka andmekaitse valdkonna juristina ma saan aru, aga inimene ei pruugi sellest aru saada. Jaa. Aga kuigi IKÜM ei reguleeri selgesõnaliselt ka sellist nii-öelda keelte kasutamist, siis ju tegelikult ikkagi on ju ka neid olukordi, kus näiteks tõepoolest on ju ettevõte ise võib justkui olla registreeritud Eestis, aga ta oma mingeid teenuseid suunab hoopis välismaale. Ma tean, et ka näiteks ju teil on vist mõned automüügiettevõtted või midagi taolist, kes tegutsevad hoopis Lätis. Ja ma natukene tegin taustatööd ka ja ma vaatasin, et näiteks sisuliselt küll ei jõudnud lugeda, aga vaatasin, et täiesti läti keeles on ilusti andmekaitsetingimused olemas. Ja need Läti-Leedu ettevõtted toimetavad hästi palju tegelikult ise ja siis kohalike siis nii-öelda õigusnõustajate ja partneritega, et seal võib-olla see selline koostöö ongi ikkagi natuke võib-olla juristide vaheline, sest et erinevates riikides võib olla mingisuguseid omi nüansse, mida peaks arvestama ja selles mõttes me ei ole seda teinud niimoodi siit tsentraalselt, et need tingimused ei tule otseselt minu poolt. Me küll oleme koostanud siis grupiüleselt juhendi, mis siis käsitlebki üleüldse sellist isikuandmete kaitse korraldamist laiemalt ja seal on toodud ka siis isikuandmete kaitse tingimuste koostamise nii-öelda kohustus ja ka väike selline selgitus, et kuidas seda teha, aga üldiselt on ettevõtted sellega ise toimetanud. Ma ütlesin, et isikuandmete kaitse üldmäärus otseselt sükest mingit keelenõuet ette ei pane, siis ma võib-olla niimoodi inspektsiooni vaates siin tooksingi välja seda, et tegelikult ikkagi meie oleme ka ja on erinevad suunised, mis tegelikult kinnitavad seda, et kui sa ikkagi teatud keeles, kas siis mingit kaupu või teenuseid pakud, et näiteks ma tahangi Lätis tegutseda, ma muidu teenust pakun läti keeles, siis see tähendab seda, et ma ikkagi peaksin need andmekaitsetingimused samamoodi selles kohalikus keeles juba looma, et just nagu ka see ju üldmääruse tekst ütleb, et arusaadav, selge ja lihtne keel, siis ma ei näe võimalust, kuidas näiteks tõesti kuskil, praegu see Läti näide mul siin ees on, Lätis kaupu või teenust pakkudes, et kuidas ma saaksin muul viisil olla selge ja lihtne ja arusaadav. Just. Et siis kindlasti tasub ka seda meeles pidada, sest on olnud teatud vaidluseid, kus siis seda peab selgitama, et miks siis peab just selles konkreetses keeles andmekaitsetingimused looma. Tõesti. Ma isegi ei oleks selle peale tulnud, et see võib olla teemaks, kuna minu ju see klient või kellele ma need suunan ongi ju eelduslikult siis Läti inimene. Just. Tuleb igasuguseid asju ette. Aga iseenesest on ju täitsa tegelikult ongi loomulik ka see, et need tingimused teatud hetkel näiteks muutuvad. Et võib-olla siis räägiks ka sellest, et kuidas ja kas üldse kliente teavitama peab, et kas teil on tulnud ette praktikas olukordi, kus tingimused muutuvad ja siis teil tekib küsimus selles osas, et kas nüüd peaks inimesi kuidagi teavitama sellest? Jaa, ikka on. Selle teavitamisega see on alati väga selline tundlik teema. Me oleme praegu lähtunud sellest, et kui me need muudame, paneme kodulehele üles, siis see ongi see, et me ei saada eraldi mingisugust teavitust oma 740 000 inimesele, sest et paratamatult seal tekib küsimus see, et tuleb terve hulk inimesi, kes kirjutab vastu, et ma ei ole seda soovinud, sest et meil üldiselt igasuguseid uudiskirju ja sellist muud informatsiooni saadetakse nõusoleku alusel ja me teame, millised siis inimesed meil on selle nõusoleku andnud, millised mitte. Ehk et siis seal tekibki selline jälle imelik küsimus, et millisel juhul
oleks see teavitamine okei ja kuidas ma siis nüüd sellele inimesele seda seletan, et ma ei pakugi sulle praegu mingisugust nagu toodet, et see ei olegi reklaam, vaid see ongi nii-öelda selline informatiivne teavitus. Jah, sest tegelikult ju ka selle teavitamise vormi kohta ongi öeldud, et seda peakski tegema eraldi, et seda ei tohigi teha mingi reklaami nii-öelda ja otseturustusega koos, vaid see peaks olema inimesele selline selge ja arusaadav, et ma näiteks kui ma teen seal tõesti mingi väga sellise suure muudatuse, et ma siis varjan selle mingi muu teksti sisse ära, et see kindlasti ei tohikski olla jah, sellise mingi reklaamiga koos. Yeah. Ja samamoodi ka jah, nagu sa teid välja, et teatud olukordades ei olekski ka mõistlik ja mõeldav saata võib-olla sellist nagu e-maili teavitust, et jah, ma olen täiesti nõus, et siin tuleb ka alati hinnata seda, et jälle, kui selliseid nagu suuniseid vaadata, siis ka tegelikult seal on öeldud, et seda võibki näiteks mõnikord selliste mingi hüpikaknatega teha või paned kuhugi, kui sa näiteks tead, et see puudutab sisse loginud e-poe kasutajaid, siis paned neile kuidagi sinna, kui nad sisse logivad, on ju selle teavitused, et meil need tingimused muutused, et võib-olla siin tuleb ka arvestada nagu seda, et mis teenusest me võib-olla räägime või millistest inimestest, et mis andmetööstust me räägime, et võib-olla ju tihti mingi selline väike osa andmekaitse tingimustest muutub. Ja täpselt, et see olenebki sellest, mida me muudame ja kui palju me muudame, et kui seal on tõesti mingisugune väike asi, mis tegelikult võib-olla seda tervikpilti sisuliselt ei muuda, siis tõesti see teavitus, ülemäära teavitamine võib-olla pigem ma siis mõtlengi nagu äriettevõtte vaates ja sellise kommunikatsiooni ja turunduse vaates võib pigem seda klienti ärritada, kui ma hakkan talle iga natukese aja tagant saatma seda teavitust. Meil nüüd muutusid andmekaitse tingimused. Et see tähendabki, et ta tegelikult ei taha seda kirja minult saada ja ta lähebki minema. Jah, ja eks siin võib olla ka see aspekt, et teatud juhul jälle see muutub selles mõttes koormavaks, et kui lõpuks nüüd näiteks minu andmete töötlemise osas päriselt midagi muutub, siis ma enam ei pane seda nii-öelda tähele, sest samas on hästi nagu rõhutatud seda, et tegelikult ettevõte peab justkui ikkagi endast kõik tegema, et selles mõttes, kui midagi muutub, et see teave inimesele anda, sest me peame ka arvestama sellega, et inimesed ei loe teatud tekste võib-olla nii põhjalikult ja see, kuidas ka inimesed mingit teavet tarbivad, on väga erinev. Ja mina olen saanud neid teavitusi, mina ei ole vaadanud, mis juhtus. Ja samamoodi tegelikult ju ei pea teavitama päris igast asjast, et näiteks kui ma seal andmekaitse tingimustes tõesti midagi grammatilist parandan või mingid komasid või mis iganes, et siis sellest teavitama ei pea, et ikkagi me räägime jälle sellest, et tõesti, kui kas siis mingi täiesti uus tegevus millegiga alustatakse või kuidagi näiteks eesmärk muutub, et näiteks ongi, et kogun mingid andmed kokku ja siis nüüd tahaks neid uuel eesmärgil kasutada. Muidugi seal peab juba mõtlema selle peale, kas üldse õiguslik alus selleks on, aga samamoodi ka see teavitamise nüanss on seal väga tähtis, et kui selline mingi suur muutus on nii-öelda. Ja tegelikult kas üks võib-olla, mis veel välja tuua, see, et kui kas siis ettevõtet müüakse või midagi, täiesti ettevõte muutub nii-öelda. Muutub vastutav töötleja. Just, et see on ka, on olnud praktikas küsimusi, et siis küsitakse, et kuidas nüüd teha, et me siin ettevõtte oleme müünud või midagi muutunud, et aga kuidas me seda teavitamist teeme. Aga ma vaatan, et alati see aeg läheb nii kiiresti, et taaskord oleme otsa korral. Et võib-olla siis annaks viimaks äkki mõned, ma ei tea, soovitused või mis mõttetera võiksid kaasa võtta nende andmekaitse tingimuste osas, et näiteks miks iga ettevõtte peaks need siis tingimused looma? Arvestades, et see on küll päris tulenev kohustus. Alustades sellest, jaa. See tegelikult annab sellist
minu jaoks ta annab lisaväärtust, kui oleneb, milleks sa neid andmeid kasutad. Meil on neid nii palju ja me teemegi suurandmete pinnalt igasuguseid ärianalüüse ja nii edasi, et see on meie jaoks väga-väga oluline teave. Ja selle jaoks on ka vaja, et me hästi täpselt saaksime aru, kus me neid hoiame, miks me neid hoiame, mida me teeme nendega, kes nendega toimetavad. Et see on meie jaoks selline suur väärtus. Võib-olla mõnele väiksemale andmetöötajale see ei kujuta nii suurt väärtust, aga samas arvestades sellist üleüldisi suundi, kus siin kõik see infoturve ja küberturve, see muutub aina nagu aktuaalsemaks ja tähtsamaks, siis tegelikult oleks hea enda jaoks kas või selline väike sisemine riskianalüüs ära teha, et kuidas ma saan ennast kaitsta. Ma saan ennast kaitsta ainult siis, kui ma tean, kus mul võivad mingisugused võimalikud sellised kitsaskohad olla, sest et siis sellega on ka tagatud, et minu ettevõtte ülejäänud info, mitte ainult isikuandmed, vaid ka muu sisemine teave on hoitud. Ehk et ikkagi me tuleme selle juurde, millega ma alustasin, et mulle meeldib seda vaadata kui suurt tervikut, et need isikuandmed ja andmekaitse tingimused, see on nüüd üks osa sellest suurest andmekaitsest. Mulle väga meeldib see mõte tegelikult. Ja võib-olla sellega võikski lõpetada. Aitäh, Liis, et olid valmis jagama enda mõtteid ja kogemust. Et mul oli väga meeldib sinuga vestelda. Ja minul oli ka tore, aitäh, et kutsusid. Ja aitäh ka kuulajatele ning järgmise korrani.